Noh, siis on palju õnne. Ma olen suht kindel mingi kuradi Andrus kuskil võhmast raisk ütleb raisk ikkagi, et tule, küll nad arvad, millestki pole kirjutada enam. See on ka võib-olla vahepeal käes. Aga päeval... Keda kotib raisk? Ja tere tulemast tagasi, te kuulete Eesti number 1 podcasti ja mina teen fotojäädvustuse naerata 3, 2, 1. Super, see oli Polaroidi ASMR või? Jaa, jälle 10 eurot läinud. See on sitaks kallis too või? Sellel on kuradi 8 seda mingit pilti. Mis ta oli? 20 euri või? 20 euri. Väga rets. Ja ta on mingid eri suuruses ka murust. Meil seal on kellega? Robi ja Jüri ja... See on haige silmaga Fred. iPatch on ees. Ta endiselt ootab veel. Mis see järjekord? 2 inimest suri ära vahepeal. Fred ei ole tegelikult. Kusjuures tegelikult siin on tegelikult päris sellest rääkisime ka ja tegelikult meie enda sõbrad ütlesid ka, et tegelikult kutsume inimesi üles. Ma ei tea, kas see on asi, mida tohib teha, aga sa kutsud inimesi üles ja arstid tegelikult rääkisid, et ei ole doonoreid. Eestis ei ole see, et kui sa pead ise ennast nagu kirja panema enne, kui sa nüüd, ma ei tea, mina Andrei Zevakin annan load, kui ma kunagi ära suren. Küpsiseks või? Kui ma panen küpsiseks. See on mingi reklaam praegu jookseb kogu aeg. Sissi. Ma ei tea, ma ei ole näinud, aga ühesõnaga, et kui sa tahad Andrei kunagi, et näiteks keegi saaks sinu sarv kesta, kui sa küpsiseks saad kunagi, siis sa võid selle täidad mingi ankeedi. Kurat, mulle väga ei meeldi surmast rääkida. No. Aga tegelikult sellega on nagu see, et kui sa teed seda, minu arust ongi veits surmale alla kirjutamine. Kui sa räägid sellest või? Ei, kui sa teed selle ära. See võib olla küll veits. Saad aru, mingi, nüüd ma olen I'm dead. Saad aru, aga üldiselt mulle nagu surmast ei meeldi rääkida. Ja mis meil veel siin? Meil on Laura Valgu raamat on nüüd... Oota, meil tegelikult oli see, jutt ei pole, ma tahan öelda, et kui keegi tunneb, et ta tahab hakata kunagi doonoriks, siis mingu tehku see ankeet ära, sest arstid tegelikult räägivadki, et pole doonoreid, sest inimesed lihtsalt ei kirjuta, kuigi mõni inimene väga tahaks vaata, aga te ei tea, et siuke võimalus isegi ole võib-olla olemas on. Et võib-olla ka kunagi Fred loostab endale uue silma. Terve uue eyeballi vaata. Ja Laura Valgu episood oli päris tore. Nii mõnigi tegelikult ju kirjutas meile ka, et minu arvamus ikka täiesti muutus. Et oli tore, ma arvan, et see ongi pull, vaata. Lõpuks see inimene tuleb kohale, ta on mingi kuradi siit saanud ja sealt saanud ja sul ongi, sa istud maha ja kuradi sul on lõikamata mingi asi, me küsime, me surusime teda natuke, aga samas see ongi sinu koht, et sellest välja tulla ja ma arvan, ta sai sellega hästi hakkama. Ja et ei ole, peaasi ongi see, et ei ole neid mingid katte ja mingid täiesti kontekstist välja rebitud mingid asju. Või sellised, et see on nii 20. sajand. See on nii lappes ja see on meie järgmine jutu teema. Ja me juhatasime selle ilusti sisse. Kuidagi hästi, päris kuidagi. See on, Andrei, see mis sa teed, on nii 20. sajand alustuseks. Kes sa oled enda arvates? Et sa võtad minu contenti ja sa hakkad minu maailmavaadet suruma. Sa hakkad minu maailmavaadet arutlema teiste inimestega. Aga ma olen ju objektiivne ja ma teen ju objektiivset ajakirjandust. Ma ju ei karda mitte kedagi, kui keegi hindab või keegi arvustab, sest ma ju teen õiget asja. Ühesõnaga. Meil on väike teema, sest et perse ma kurat, ega see nii väike nüüd ka ei ole. Ei, ta ei ole väike. Ma unustasin jagada kuradi, et või tegelikult peaks panema, et vaadake kiirelt üle või? No siis ta saab veel pahasemaks, siis ta on siuke väike kuritädis. That's how I work. Sa ise samamoodi, kui me spordis mängime, et sa ikka tead, kus alati, mida on vaja, mis nuppe on vaja vajutada. Absoluutselt. Et vastastiimi mängijad ikka natuke närvi läheks ka, vaata. No aga räägime siis selles mõttes sisulises sportis ka, et inimesed saaks aru, millest me räägime. Jaa, jälle liigume sinna laseri teema peale. Aga võib-olla ütleme nii palju, et äkki teeme lühema episoodi, et inimesed saaksid kirja ülevaate sellest, mis me nädalas on toimunud ja siis uuel nädalal uued külalised. Ühesõnaga,
Laser. Nagu te teate, siis me reageerisime 2 Laseri episoodile järjest. See oli siis Andrew Tate ja Laura Valk, on ju. Just. Ja siis me reageerisime nendele ja selles mõttes me vaatasime seda Go3-st ja meil on Go3-ga ilus nii-öelda kirjalik kokkulepe, kus me saame siis vaadata Go3 asju, on ju. Sest et ma olen suht enamus asju, mis nõuavad sellised mingisuguseid lube ja mingid siuksed asju, ma olen alati küsinud, vaata, ma ei taha see vend olla, kes nagu lihtsalt võtab ja vaatab, on ju. Noh, et täpselt sama oli nagu vaata ka Villaga, on ju, et kui keegi oleks lihtsalt vaatanud, siis noh, ilmselgelt ei ole tore, on ju. Aga väga paljud kobisid minuga, et see Vaakin, sa ise ka kuulsaks selle pealt, et ta vaatas illegaalselt teist asja. No ei vaatanud, ma olen alati küsinud. Ja ma olen juba mõnda aega olnud Go3-ga kirjalik kokkulepe, siis me vaatasime siis Laseri asja, on ju. Aga Go3-s siis tegelikult see Laseri pool, on ju, on nagu full lõppude lõpuks see omand on nagu TV3, on ju. Et meil on varemgi siukseid asju olnud, on ju. Aga kuna lihtsalt lõpuks kõik nagu on, noh, kõik kuidagi sobitud, klapib, kõik on rahul sellega, on ju, siis on fine see, on ju. Et keegi ei ole palunud, et nüüd võtke maha, on ju, mis iganes. Aga nüüd on ajalugu. Ajalugu, kus me peame... Kas võib Andrei väita, et meid natukene isegi võib-olla tsensuuritakse? Oi, no kohe jõuame selle aruteluga sinna. Et ühesõnaga, need 2 videot, mis me siis vaatasime, proua Karell on pahaseks saanud. Väga pahaseks, nagu ma aru sain. No, tiltis. Ta on tige. Nägu on punane. Ta juuksed on püsti ilmselt. Teisele poole kasvasid juuksed ka veel juurde. Jaa. Ühesõnaga... Lihtsalt tegelikult meil ei ole Marii Karelli vastu isiklikult mitte midagi selles mõttes, aga kui me jõuame nüüd tegelikult selle põhipointini, see on see, mis teeb meid murelikuks. Ühesõnaga peame ka need 2 videot maha võtma. Ma arvan selles mõttes see nii-öelda legaalne pool ja kõik see, ma arvan, et selle kohta võib öelda siuke honest mistake, sest üldiselt siukseid probleeme pole varem olnud, kuna meil on see nagu, me oleme nii palju seda teinud. Aga kuna nüüd on üks inimene, kes on väga-väga närvis selle peale, siis ma saan aru ka TV3-lt ja meil ei ole TV3-ga nagu mitte midagi, nagu meil on väga head suhted, kõik on hästi. Aga... Ja kuna see ongi Marii Karelli nagu selline isiklik saade, siis ta ongi selle peale pahane, et me seda tegime ja nüüd ongi see, et tema käsib ja tema on pahane. Tema on see, kes nõuab, et me kõik need asjad maha võtaksime. Ja siis ma saan ka TV3-st aru, sa pead nagu tulema oma nii-öelda kliendilikke vastu. Sul on ilmselt, ma unustasin küsida Laseri neid reitinguid. Et kus kandis see on üldse. Aga ma eeldan, et Laser võiks olla üks selliseid TV3 mingisuguseid top saateid kindlasti. Ehk siis nagu selles mõttes ongi, et TV3 kaitseb oma töötajat. Aga samas nad püüavad, saavad meist ka aru, et selles mõttes lõpuks ongi nagu siuke honest mistake, nagu ma ütlesin. Aga jah, lihtsalt ühesõnaga, minu mõte on nagu, läheb sinna poole, et nagu, et miks sa nagu kettas oled? See ei ole ju sellepärast, et nad vaatasid nii-öelda legaalselt või illegaalselt tähendab. Just kui illegaalselt Laseri saadet. That's not the point. See läheb nagu palju sügavamale. Ja minu arust ongi see, et kui nagu siukseid asju nagu, kuna need mõlemad olid väga sellised controversial asjad, väga, kus oli, kui te olete vaatanud, siis te teate, et seal oli, see oli nagu me oma videost nagu tõestasime, et seal on väga nagu ühepoolne, kus siis näiteks Teidi selles seal ei olnudki mingit teist poolt. Ja sul oli Rannamaja Eerik ja kes tegelikult ja nüüd ongi, jõuame sinna, sul on Rannamaja Eerik, kes ei jaga absoluutselt mitte mingisugust matsu. Mis pidi see maailm käib, tema ei tea. Tüüp on noor ka, see on väga okei. Ja võib-olla ongi okei, aga sa ei saa võtta enda saates inimest, kes see mitte midagi aru ei saa sellest, mida ta räägib. Ja siis ta ütleb, et see on see külg, see on see Andrew Tate'i pool, mida ma justkui nagu nii-öelda siis on võimaluse rääkida, vaata, mis tegelikult on täiesti haige. Ja siis teine on siis Laura Valga pool ka, kus oli väga palju selliseid küsimärgiga asju, mis seal nagu toimus ja me toome välja need, vaata, nagu meil on suva.
kui sa me näeme. tood välja selle, et inimesed saaksid arutada, et kas see ka päriselt nii on. Nagu meie võib-olla ütled, et meil on hoopis teine arvamus, me lihtsalt nagu püstitame küsimuse, kas seal võib olla teine pool ka. Ja kui seal on teine pool, siis inimesed hakkavad arutama sellel teemal. Ja nii nagu juhtus ka laserisaadetega, inimesed hakkasid kommenteerima ja Marii läheb selle peale väga pahaseks. Et tegelikult on see tema maailmavaade, mida tema jagab. See ei ole nagu objektiivne. See ei ole nagu see, et ma võtan arvamused kokku ja nüüd teeme mingisuguse saate. See on puhtalt see, mida tema arvab ja kuna inimesed hakkasid sellel nii-öelda siis nagu hakkasid ka mõtlema, et kuule, aga äkki see, mida Marii teeb, see ei olegi õige. Ja see on Andrei see, mille pärast täna peame need 2 videot maha võtma. See on jah, minu arust on natuke naljakas, sest et kind of, kui sa nagu sihukest asja nõuad, mingil määral tulistad ise endale jalga. No ikka rõvedelt. Sest et vaata, et kui meil on sihuke platvorm, kus me siis, ma ei tea, kas räägime lihtsalt sellest poolest ka, et me nagu promome sellist asja. Kas see on lõppude lõpuks on, kõik on promo. Kõik on promo. Vahet üle, kas me natuke kobisesime, kiitsime, mis iganes. See lõpuks on promo, seal on mingi 70 000 vaatamist mõlemal videol. Ja lõppude lõpuks tulevad väga uued inimesed ka ja ma arvan, see on väga suur selline kontingent ka, mida tele tahab, et inimesed vaataksid meil. Ja siis nad tulevadki, laseri saada, what the fuck, mis see on? Mingi huvitav teema, ma vaatan siis ka ja siis inimesed lähevad siis telekasse vaatama, et see lõppude lõpuks kõik toimib koos. Aga lihtsalt ongi see, et nagu see, et meilt siis nagu nii-öelda nõutakse, et me võtame selle maha, mida me hea meelega teeme, sest siin on ju arusaadav. Ja meil, mis seal ikka on, siis on. Ja aga see ongi see, et lihtsalt see on minu arust nagu nii kuradi naljaks, et sa võtadki mingid siuksed teemad ette, sa surud mingit omad arvamust peale, teist poolt väga seal ei räägi või siis kui räägitakse, siis veits tehakse maha ja ikka öeldakse, näed, see esimene pool on ikka õige ja siis tuleme meie, kes natuke mölisime vastu. Võib-olla kritiseerivad seda, et kritiseerime nii seda ajakirjanduslikku poolt kui ka mingid vaadete surumiste poolt, kui ka paneme oma arvamusi juurde, millega väga paljud inimesed on nõus, ilmselt paljud ei ole, vahet, see käibki nii. Ja siis nüüd, kui me selle välja toome, siis minnakse närvi ja siis üritatakse meid maha tõmmata. Sellega, et meie julgesime kind of mingit asja nagu teha, öelda, kritiseerida, mis iganes. Minule jääb selline mulje, see nagu lõppude lõpuks, me ei tea, vaata, et me ei ole proua Kareliga vestelnud sellel teemal, aga ma olen suht kindel, sa võid lõpuni välja panna sellega, te vaatasite illegaalselt, on kõiki, vaata, ega see, et see on kõige nagu õigem pool, mida öelda. Aga seda on raske tunnistada, et ma tahan, et te võtate selle pärast ära ja sest te ütlesite nii. Ma ei tea, kas see isegi mingisugune eetika mingi koodeksi vastu ei lähe selle. Et selles mõttes, et sul on ikkagi mingisugune vastutus ajakirjanikuna, et millist informatsiooni see ja milliste viisidel sa seda edasi annad. Ma ei tea, Andrei, kui me nädalas korra igas videos ütleksime mingisuguse asja, et inimestele, et tehke kindlasti nii, sest see on õige, aga see on mingi täiesti haige asi. Siis sellel on nagu, sa saad aru, et see on nagu nii suur vastutus, mida sa nagu tegelikult, kui suur risk see tegelikult on. Ja siis nagu, aga nüüd ongi, oleme sellises olukorras, kus meid üritatakse nagu vaigistada, kind of. On veits. Veits on. Nagu sa ei lase inimestel nagu, kes meid vaatavad, kommenteerivad, samamoodi kirjutavad igale poole, need inimesed arutlevad selle üle. Nüüd on see, et võtame selle võimaluse ära uuesti, nad videod lähevad maha, nad ei saagi arutada. Kõik. Siis peab midagi muuda. See ongi, et seda teist poolt ei ole enam. Seda teist poolt enam ei eksisteeri. Sellistel nagu... Ja siis läheb Karella paneb selle uuesti kuradi, ma TV3-st, TV3 uuesti huugab. Mis seal see oli? Teejuht sinu maailma või? Teejuht sinu maailma, mingi aus, avatud, teadlik, mingid siuksed märksõnad, mis seal saadest algul, midagi sellist, mis seal läbi käivad, ma täpselt ei tsiteeri nagu näeda seda, mis seal oli, aga nagu ala mingid sellised märksõnad, aga jah, mingi sinu teejuht, bla bla bla. No kurat. Ma ei mõista ja ma ei ütle seda, see on väga hea saate formaat, hästi äge. Ei no muidugi. Tõesti väga äge. Ma isegi teadnud, et ma olen mingeid asju nagu varasemalt näinud. Ja ma mäletan, et seal olid mingisugused eksperimente
teemad ja Jaa, mingid ma- sellised väga- nagu jaa, jaa. midagi oli, vaata. Jaa, see oli äge, see oli väga äge. Aga nüüd olidki siuksed nagu veits, oli terve see hooaeg on minu arust olnud nagu controversial teema, kõik siuksed asjad mingid. See on nii 20. sajand. Et ühesõnaga see ongi nagu naljaks nüüd, et lihtsalt meid üritatakse vaigistada, kuna me avaldasime arvamust, aga lõpuks ongi see, et nagu et sa saadki alati seda kaarti mängida, et me vaatasime illegaalselt ja meil ei olegi midagi otselt nagu siis nagu sellele nagu vastu öelda, me oleme lihtsalt davai, sorry, honest mistake ja võtsime midagi maha. Et nagu Ja no selles mõttes lihtsalt kõikidele kuulajatele, kes tegelikult hetkel võib-olla saavad vale mulje sellest, et sa ütled, et me vaatasime illegaalselt, tegelikult meil K3 ütles, et vaadake, mis te soovite sealt. Ja sealt tuligi see lahkeli ja me ei olnud oma TV3 ei olnud sellega kursis täpselt ja sealt tuli see nii-öelda siis ebakõla, et sa nagu ei, ühesõnaga, siis nemad andsid oma info meile edasi ja siis me võtame maha, vaata. Sest me ka ei teadnud, et niimoodi vaata, need on teistmoodi seotud, kuna K3 andiski päriselt loa, vaata. Et ma ei tahaks öelda, et see oli nagu illegaalne, sellepärast, et me tegelikult teadsime, et meil on olemas kõik. Aga ongi, et kui sa üritad vaigistada, siis ei tea, sorry, me oleme väga valed vennad, kellega vaigistada. Kuna meie töö on Oleks võinud valida natuke. No jah, natuke mõtle enne kuidas ja mis ja keda ja selles mõttes, siuksed asjad on ka väga olulised alati. Nagu kui sa hakkad mingid venda, kus sa tead, et tal on jumala pohhu ja ta ütleb mingid asjad välja ja tal on suva, tal on mingisugune juba mingi presence olemas, nagu arvesta sellega. Ja nagu me jagame, me püüame alati olla rahvaga nagu nii ausad kui võimalik ja nagu kõik, ja ilmselgelt, kui me videod maha võtame, siis mis sa arvad, kui palju küsitakse kohe, kus on video? Aga ja see saab olema nagu palju hullem. Me rääkisime, me andsime oma informatsiooniga tegelikult edasi nendele inimestele, kes ütlesid, et võtke maha seisi. Me ütlesime neile, et nagu see võib olla palju hullem, sest inimesed päriselt hakkavad küsima, kus kohas need fucking videod on. Sest ma mäletan, siiamaani vahepeal küsitakse mingisuguseid täiesti X videoid. Me räägime ühe hetkest, mingid siuksed videoid, vaata. Mis tegelikult, vaata, mis samamoodi. Mingi see on juba poolteist aastat. Siiamaani inimesed küsivad. Kuule, ma panin tõe hetke maratoni peale. Kuule, kus see on, vaata? Ma mingi, okei, davai. Veider, on ju. Aga lihtsalt ongi, vaata. Nagu me lihtsalt ütleme välja nii, kuidas on. Ma ei tea, mis sellest saab nüüd, on ju, et kas me jõuame mingisuguse aruteluni siin üldse selle prouaga või mitte. Ega mind... Aga ma kujutan ette, kui väga ta meid vihkab. Ma arvan päris palju. Nagu ma aru sain, siis väga. Jah. Selles mõttes, et nagu siin mingid jutud liikusid, siis ikka iga päev käis kiri läbi kuskilt. Aga kas meil ju ei ole tema vastu, nagu mina ei tunne, et mul tema vastu nagu mingi siuke, mul on tema selle suhtumise ja selle poole vastu. Ma olen väga nagu veidra minu jaoks, aga kui inimesed, ma ei tunne teda küll kui inimesena, aga mul ei ole juba mitte mingit eelarvust, mul ei ole nagu, mul ei ole ta vastu mitte midagi. Ei no see läheb ju täiesti sinna kanti, kus me jälle, et inimesed vaata ütlevad, me ainult kritiseerime inimesi ja kõik seda. Ei, me kritiseerime seda, mida nad teevad. Täpselt. Me ei ole mitte kuna nagu, bro, ma siin, ma võin reaalselt öelda, et too mulle näide, vaata, kus meil on nagu päriselt inimese kohta on midagi nagu niimoodi öelda, mis nagu ma ei ole näinud. Mitte midagi. Reaalselt, et ma lihtsalt vaatan, mida ta kaamera eest teeb ja see on nagu, see on see minu alus, mille pealt ma kommenteerin. Ja ongi täpselt Karelli saatega kõik see, mis seal saates toimub, see on täpselt sama. Ma näen, et see on tema öeldud, tema tehtud, tema skriptitud ja edititud ja kõik see on ja mina kommenteerin seda, mida mulle kui vaataja pakutakse. Ja see ongi nagu see pool. Ja lihtsalt ongi lihtsalt nii minu arust reaalse astumine. Eks me saame näha nüüd selles mõttes, mis sellest asjast saab. Me ise nagu pakkusime välja nagu väga siukest nagu siukest rahumilist asja, et me nagu me rohkem videoid ei tee, neid sellest laserist jätame neid üles. Mariil siis sobinud, nagu ma aru sain. Aga nüüd ongi tegelikult nagu mõtleme korraks, et miks talle siis ei sobi enne? Ja ma tahaksin. Miks talle ei sobi? Tema võib ka öelda, et mingid teil polnud tegelikult seda õiget luba. Ma seda ei jaksa kuulata. Ma ei jaksa ka seda juttu kuulata. Sest et seda, sorry, Marii, aga nagu nendel videotel on rohkem vaatamisi
kui sinu sellel lasersaates TV3-s. Arvad? Ma arvan küll. Kurat. Ma ei tea, aga ma tundub, et need on tõesti need videod nagu selles mõttes on nagu väga populaarsed praegu ka. Et selles mõttes, et see ei ole nagu mingi flex, vaid nagu ma tahaks öelda, et need on faktid. Ma ei usu. Arvad, TV3 on rohkem sellel vaatamisi või? Kurat, ma ei tea. Võib-olla, nagu, aga see oleks nagu, see võiks nagu loogiline, aga ma ei tea. Põhimõtteliselt on nemad, et kui näiteks alla YouTube'i on, sul on nagu alla ühes inimesed vaatavad YouTube'i näiteks ka koos, nagu üks view läheb nagu justkui üks inimene YouTube'is. Ehk siis aga kui näiteks, ma ei tea, nad vaatavad 3-4 tegelikult selle sama arvu peaks korrutama mingisuguse koefitsiendiga ja siis sa saad nagu reaalselt tegelikult nagu palju sa oled nagu päriselt inimesi reachinud. Et seal tuleb ka nagu selles mõttes on vahe sees. Räägime siin, ma arvan. No ühesõnaga, kohe saame teada, mis see päris number võib olla. Mitte päris number, aga eeldatav number nagu on. Mis sa arvad? Sota või? Kurat, ma ei tea, ma eeldan, tegelikult võiks ju olla tegelikult. Sest et... Reino seal teles on ka vaatamistega niimoodi, et 100 000 on, aga mis see nagu... see tuleb ka mingisuguse leibkonna peale või kuidas see tuleb. Ja telekatel on mingi asi kaasas vaata. Ja antakse mingid asjad kaasa. Ma arvan, võiks kuskil seal kandis olla, sest teisipäeval on saade, mitte midagi ei toimu ju teisipäeval, siis nagu võiks ju liider olla. Et kui seal ka ikka liidri positsioonis ei ole, siis on natuke midagi naidina. Aga nagu ma ütlesin, tegelikult see või sellepärast vaata inimesed nagu et hoiavadki seda, sest see on kindlasti vaata mingi top saade võiks olla neile. TV3 poole pealt. Ja see on minu arust jah, kogu see teema nagu maru veider. Nagu ma ütlesin, see ongi ajalugu, sest me ei ole tegelikult siukse pasaga, me pole ammu nagu polegi vist kunagi tegelenud. Jaa, ei ole jah. Saad aru? Me saimegi cancelled jah. Olemegi cancelled või? Kurat, maru head videod olid ka. Küll jah, väljakad ja lõbusad ja kõik toredad ja inimestele meeldis ja kahju. Aga Karel, tähtsad on. Aga jah, ma lihtsalt tahan rõhutada, et nagu meil nagu otseselt nagu mingit beef ei ole ja nagu see korraks enne jutt ei poolel ka, et ongi, et me lihtsalt vaatame seda tööd. Ma ei tea seda inimest, ma ei tea, mis iganes, kuidas ta päris elus on, mis iganes, võib-olla mu arvamus muutub. Ja see suure tõenäosusega võibki nii olla, vaata. Aga mina kui me reageerime, me ei pane oma mõtteid ja arvamusi selle pealt, mida me eeldame või mis me arvame, et see inimene võiks olla, aga me lihtsalt kommenteerime seda, mis me näeme ja see meile ei meeldinud, mis me nägime. Ja talle ei meeldinud see, et meile see ei meeldinud. Ja see ongi see nagu cancelled inimesi, kes tähendab, sina kritiseerisid, me kritiseerisime vastu ja siis sa cancelled meid sest me kritiseerisime. Et see, et sa tegid oma tööd valesti ja halvasti. Ja sulle ei meeldi see, et nagu see diktaator ja sa ei tohi öelda, et sulle ei meeldi see, mis ta teeb. Sest käldab kohe ära selle peale. Tsensuur on selle asja. Need on kroonikas. Marii Karell tsensuurib Valdingut Sevaakinit. Tsensuuri Karell. Tsensuuri Karell. Okay. Me tavaliselt kutsume meie sõpra Tarmot tsensuuri Tarmiks on. Ja, temaga on keeruline neid asju ajada. Ta tsensuurib kõike reiski või üritab vähemalt meid tsensuurida vahepeal mingite asjadega. Iseasi, kes väga palju kuulama. Ta oleks ikka vahepeal liial, tal kässis ka. Ta saanud ka vahepeal aru, mis toimub. Kõik oli ohtlik. Kõik oli ohtlik. Eriti villa ajal. Kõik oli ohtlik. Kui seda teed, siis kurat maan lõpeb ära. Ära seda siis saab kohe cancelled. Mis veel see nädal juhtus? See pulsi teema oli cool. Võib-olla keegi teab, siis ma olen ühe jalkaklubiga seotud juba mõnda aega ja siis kunagi 2014 alustasime satsiga mingisugust mingit oma nagu sellist klubi poolt ja panime kokku klubi nagu FCga Hulls ja siis seal sai mängitud ja siis ma käisin vahepeal Tammekast, tulin tagasi nüüd väga jalkaga tegele ja nüüd tuli välja, et Jõgeva vald, kes oli siis suur toetaja, suur sponsor, jättis rahad süsteemi vea pärast. Süsteemi vea pärast jättis andmata ja siis need rahad, mis pidid tulema neile, järsku läksid millegi pärast teistele.
No ikka juhtub. Ja siis oli natuke nadiseis klubil. Et oligi ähvardaski mingi 200 inimest pluss ongi GG perses. Ei saa enam treenida, ei saa midagi teha. Ja siis oligi pankroti ähvardus ja nagu ikka kohe paneme ajud tööle, mis võiks juhtuda, et või mida võiks teha, et see pankroti pool ei juhtuks. Ja siis ma lükkasin kohe meie top sponsor ikkana, Unibet. Top vennad, panime neile kõned teele kohe ja siis rääkisin bossiga, et siuke olukord, siuke nadiseis ja siis ta oli mingi no problem ilmselgelt nagu lihtsalt heast tahtest juba, et kuna siuke olukord on, et Unibet tuli nagu hüppas sinna taha ja siis nii-öelda päästis ka veits nagu sellest olukorrast välja. Ja siis nüüd tuli see nagu avalikuks ka nii-öelda, et need Unibet on see ja siis Kervin, kes on klubi omanik ka, nii-öelda kirjutas välja, et aitäh Andreile ka, kuigi ma seda ei palunud, aga ta ütles, et aitäh Andreile, viis kokku, mis iganes aitas. Ja siis liititi uudiseid igale poole välja. Et see Vaagin päästis klubi mingi pankroti sellest, mis iganes. Ja ühesõnaga, see on nüüd, vaata, kuhu ma tahan jõuda, kõik on hästi praegu, kõik nagu klubil on kõik tore, aga siit tuli üks asi, millest ma aru sain. Positiivne uudis minust. Vau, pole siukest asja ammu näinud, esiteks. Tore ja reaalselt nagu siuke, et tore, mingi suur asi tegelikult, klubi päästis ära ja inimesed saavad uute, kõik on hästi, kõik on tore. Endalegi tuli üllatuseks, et nii hästi nagu kõik seda kajastati. Ja siis muidugi nagu ikka mulle meeldib kommentaare lugeda. Minu arust on see, see on fun osa sellest. Ja lihtsalt ongi see jälle siuke realization tuleb, et tead, et teed siukest asja ja siis ikka on mingid vennad. Kuule, mida see Vaakin arvab endast? Tered on rämet tolgus, mis ta arvab, päästab ka. Vaata. Ja ta oli nagu väga palju oli siukseid nagu kommentaare. Muidugi oli mingid vene mingid kommentaarid ja mingi nime pärast, mis iganes. Ja siis ma loen, mõtlen, mine perse reaalselt. Ja siis, aga siis tuleb nagu realization, et siuke suur õppetund. Ja ma arvan, see nagu teistele ka kõik, kes kuulavad või kes tahavad mingi asjaga nagu tegeleda. Ükskõik, vahet ei ole, mida sa teed. On see hea, on see halb. Nagunii saad puid. Saad aru? Ja kui sellest pointist hästi aru saada, nagu päriselt aru saada, et niikuinii keegi kuskil midagi kobiseb. Niikuinii ma kujutan ette, kas või mingid klubid on kadedad mingite asjade peale. Mingid vennad ütlevad, et ma olen tolgus, et ma aitasin seda. Vahetel mis sa teed, sa saad nagunii puid. Ja see ongi, vaata, enamik inimeste nagu selline see fear, mis tuleb mingit asja tehes. Sinul oli samamoodi. Et sa kardad mingit asja nagu teha, sest ma ei tea, et mis mu sõbrad arvavad ja mis see ütleb ja mis kuradi sealt keegi kobiseb midagi ütleb. Et ma mäletan, sul oli ka see pool. Ma olin, jumala pohhu ei lihtsalt tee, vaata. Mäletad? Jah, enam ei mäleta, aga kindlasti mingi siuke, nagu sa ikkagi mõtled selle peale, et eelkõige teha asju õigesti, kuidas seda asja. Ei no sul alguses öeldi, et YouTube on cringe. Ei no see ja selle pärast sa ei teinud. Sul ongi nagu mingisugune hirm eelkõige selles, mitte võib-olla mingid suvalised inimesed arvavad, vaid mida su enda sõbrad arvavad. Ja siis, kui sa... see lähebki sinna. Ja väga paljud jätavad asju ju selle pärast tegemata. Nagu, jumal tänud, ma ütlesin sulle fucking lihtsalt tee, who the fuck cares, nagu lihtsalt tee, muidugi tuleb, muidugi tee. Ja see ongi nii, ja ma tean väga paljud veel, kes on mingeid asju selle pärast tegemata jätnud, vaata. Ja mind ajabki nii fucking närvi see, et ongi, et
see nagu see teiste arvamus, teiste pool, eriti see, mis see nagu meedia pool ja kõik see on ja see nii palju takistab mingit uusi asju sündimast, sest ongi ainuke, mis asi on, ainuke, mis tehakse, ongi kritiseeritakse, vaata. No me ise ka alati kritiseerime siin, mis iganes, just rääkisime Karellist ja mingi muud asjad ka, aga see on teine asi. Kui sa on mõistlik vend, sa saad aru, millest ma räägin. Aga lihtsalt ongi see, et lihtsalt sa teed mingi hea asja, tõesti heast tahtest, heast südamest. Ja sulle ikka öeldakse, sa oled fucking tolgus, sa oled fucking värdas, vaata. Ja kui see ei ole nagu ehe näide sellest, nagu muster näide sellest, et jumal, täiesti suva, lihtsalt kui on mingisugune mõte, mingisugune asi, lihtsalt tee. Mine nagu fucking, proovi kõik selle jaoks ära teha, et see kas või saavutada või kas või alusta. Sest see, mida seal, ma ei tea, teised arvavad, mis iganes, see on täiesti pohh. Ja ongi see lihtsalt mind pani kogu see oli mingi 2 päeva kestis see asi. Ja lihtsalt pani mind väga-väga mõtlema kogu selle nagu poole pealt, nagu, et kuidas nagu siis, kuidas üldse, kust see tuleb või nagu, mis asi see on või nagu, et aga lõpuks ongi see, et lihtsalt peabki täiesti suva olema, peab lihtsalt aru saama, et sul peab olema, kui sina hakkad midagi tegema, sa oled nagu põhimõtteliselt creator mingites asjades. Ja siis sul lihtsalt peab suva olema sellest arvamusest. Aga lihtsalt kahju, ma loodan, et äkki kedagi kõnetab või kedagi nagu inspireerib vähemalt midagigi nagu ette võtma. Sest lihtsalt võtke minu pealt vahel, lugege ise kommentaare, mis näiteks minu asjadel on või mis iganes kellegist tuleb. See on nagu, pange mingid asjad kõrvuti, kui pole mingi isegi hea asi. Kui on negatiivne, sa saad nagu nii, siis keegi ütleb midagi, aga nagu, kui on nagu siuke hea asi. Vaata, kuidas ainuke asi, mille peale keegi ei pane puid on siis, kui keegi saab lapse. Ma kuulen, meile pandi ju villabeebi sai puid. Selles mõttes nagu isegi nagu siuke rõõmu nagu fucking inimeste nagu top elu sündmus. Vaata, seal oligi see, et inimesed ei saanud, kes nad on, vaata. Aga ega vahet. Piret Järvis Miller saab lapse, siis kõik on mingi keegi, ma ei ole näinud, keegi seal sõimaks, et mingi mida perse, mis laps, vaata. Oled lugenud või? Ma olen Facebookis ikka saab, nagu need on mingi kommentaarid, vaata, mis on mingi esimesed 4 või 3, mis seal on 5, mis seal näitab. Siis seal on küll alati olnud, kui keegi saab lapse, ei tea, Karl-Erik Taukar ja Kerli Kivilaan on lapseootel koos. Siis on palju õnne. Ma olen suht kindel mingi kuradi Andrus kuskil võhmast raiske ütleb raiske ikka, et tule, küll nad arvad, millestki pole kirjutada enam. See on ka võib-olla vahepeal käes. Aga päeva lõpuks... Keda kotib raiske? Päeva lõpuks on võib-olla tõesti. Pigem ma nagu eeldan, et siukest uudist ei ole, aga ükski siuke hea teegu lõpuks karistused ei jää. Ja mind pani lihtsalt see asi nagu pani mõtlema, ma ei tea, rääkisin ka sellel teemal, et lihtsalt kuidas see võimalik on. Aga samas vaata, siuksed asjad jälle, ma olen väga ammu sellest faasist juba ära nagu mööda läinud, et kus mind peaks huvitama mingisugused arvamused. See ei ole kindlasti sellepärast ma loengi neid, et ma tean, et mul on nagu suva. Lihtsalt ma püüan nagu aru saada, kust mingid asjad nagu tekivad või tulevad. Ja siis lihtsalt ongi jälle nagu mingil määral veel enam kinnitab minu seda seisukohta, et Jesus, täiesti suva, lihtsalt fucking start doing it nagu täiesti suva, mida teised arvad. Järgmise nädalaga seoses tahaks teile tuua kokku 2 külalist. Kõige lihtsam on sul teine confirmed või? Teine on, esimese confirm'isid ära enne. Selle ütle välja, siis ma mõtlen korraks. Ei, selles mõttes, ta ütles, et tal on järgmine nädal aega, aga ta pidi päeva teada andma. Seega? Okei. Täna saame kõige rääkida, ilmselt. Selles mõttes, et ta niikuinii tuleb. Ma ei tea, kas ta on järgmine nädal või järgmine nädal, aga ta tuleb selles mõttes. Kõige lihtsam viis millest alustada praegu on see, et lihtsalt mingi Patreoni toetage meid vähemalt, või see on see maksimum tier, mis meil on, 15 € kuus. Ja see on see siis, et saad kõik asjad nagu ette. Või kõik poodid, mis meil nagu tulevad, seal näed kõige esimesena. Siis on, kui meil tulebki külaline, siis sa saad koha peale vaatama tulla.
mis on minu arust väga tore, aga paljud on küsinud, et kuule, kas ma saaks, kuidas kogu see podcast ja siin näed, sul on võimalus 15 euri ja kõik külalised, kes meil on, et võid vabalt siia tulla. Järgmine külaline on meil tulemas Liis Lemsalu. Ja kohe peale teda Ragnar Klavan. No vot sulle vendi või? Vot sulle mähkarid. Et see ongi ja lihtsalt ongi siis, et ma arvan külaliste poole pealt ka, võta, nende külalistega võiks tegelikult niimoodi teha, et need võiksid ju olla hästi erinevast sellisest, erinevalt aladelt ka, on ju. No, ongi, vaata, Laura Valk oli, muidu on see, vaata, tegelikult väga lihtne, kõik lauljad vaata kutsuda ja aga lõpuks see läheb kõik suht samma auku, on ju. Et ongi, sul on Laura Valk käis, on ju, enne seda olid seal Jüri ja Robi, on ju, siis tuleb Liis, kes on laulja, võib-olla räägib ka mingist oma poolest, on ju. Taneli poolt me juba kuulsime, aga see on nagu nüüd teine perspektiiv on ja siis Ragnar Klavan tuleb spordist üldse rääkima. Äkki peaks kui teil on mingisugused sellised huvitavad inimesed, kes võib-olla ei ole nendega kattunud juba, kellega me oleme teinud, siis andke meile teada ka, et me kindlasti oleks huvitatud. Laura Valk rääkis sellest mingi see teema, vaata see mingi, mul on mingid hüpnoosid ja kõik mingi siuke pool. Ma vist saan aru, Hans Rootslane kutsuda. Sain aru, kus sa liikuda tahtsid. Ma arvan, et Hans Rootslane tuleb räägib meile nagu tegelikult, äkki ta teeb meile mingisuguse, ma olen valmis võtma enda peal selle hüpnoosi ka. Niimoodi või? Proovime. Teeme real life hüpnoos või? Jaa. Siis mõtle, kui mul juhtubki, siis ma luban teha, mina ei hakka tees. Sa oled seda uut saadet vaatanud? Ma ei ole näinud veel. Mul ei ole ju kodus telepaketti. Mul on telekas seina peal, vaatan Netflixi, aga mul ei ole telepaketti enam. No super. Aga ma, kui suures, sõbrad, näete, ma olen Elisa, aga ma ei ole Elisalt veel küsinud telepaketti. Elisa sponsi peame meil mingi aasta aega, sa ikka veel küsinud. Aga sa arvad, ongi see, et ma võiksin nagu selle ju võtta, aga ma ei tea, ma ei ole tegelenud sellega, ma olen nagu, ma ei tea isegi miks. Ma peangi tegema, ma kirjutan kohe Merilile, et I need telepakett right now. Give me one. Ärme täna Sa said vastuse ja vaata, numbrid on suured ja? Ahah. Perse raisk. On suured ja? Ei ole. Laivis. Mis see siis 50 000. Ühesõnaga meile sellise teadaoleva andmete kohaselt keskmiselt Laivis 40 kilo. Okei. Mõni nädal on süke 25, mõni on 45, et siis Okei, keskmiselt siis 40 000. Jah, laivis on okei vist. Ma ei tea, mis seal pärast salvestusi tuleb nagu. No kindlasti tuleb ju järelvaatamised ja asjad ja lõpuks tuleb mingi 70 000, 80 000. Kurat, ma ei tea, kas nii palju juurde tuleb. No seda siin peaks juba spetsialistid sekkuma, selles mõttes, ega ma ei tea ka. Aga üllatus, ei olegi ju nii palju siis ju. No siis lähebki sinna samma auku ja põhimõtteliselt meil. Ei no kindlasti ju. Selles mõttes, et meil on ju rohkem. Ei, nagu vaata YouTube'i view'se, nagu selles mõttes sa näed seal ka numbrid, sul on saadetised numbrid ja nagu üks number on suurem kui teine. See ei pea geenius sellest aru saada. Number on suurem, siis number on suurem. Aga ma arvan lihtsalt, et päeva lõpuks tegelikult see, ma arvan, Mariile tegelikult tuleb ka kasuks, kui me vaatame seda inimestele meeldib ka, jääb laser saade meelde ja vaatavad telekas meelel teinekord ka. Et tegemist päeva lõpuks on ju huvitava formaadiga. Me adbreak'id on eraldi ei tee, kuna Unibet tuli ja Jõgeva Vulsile appi aitab neil, ma ei tea, kas ainult see hooaeg või järgmine ka või mis iganes, ma arvan, et seal. Ma arvan, ma olen oma jalkakarjääriga lihtsalt sinnamaani jõudnud, ma ei itsi nagu enam kuskil teise klubi eest taslida ja kui ma tean, et mul on enda satsiga ehitatud mingi asi, siis ma pigem aitan. Nüüd sa lähed iga kord, ostad selle mängija litsentsi ära, sa lähed iga kord mängule, kunagi trenni ei tee, ütled, et ma pean ise mängima kogu aeg. See on player coach ka. Mina mängin. Tule ära, põhivend mingi aasta, mingi 10 aastat treenid. Räigelt aastlikult. Räme kiire, räme osas. Kuule, minu koht, tule ära. Ei no ma tahan arvata, ma olen päris okei selles. Jaa, aga tule ära. Ma tulen ise. Kohe kipsis, vaata võrma. Ja lihtsalt ongi, et need, kes meid veel kuulavad ja kõik spordiennustusega rohkem tegelevad. Ma tahan lihtsalt tegelikult öelda see Unibeti poolt ka, et kas sa saate aru, et kui meie nendega hakkasime koostööd tegema, siis nagu nad
teevad päriselt nagu ägedat asja, nad aitavad inimestel ajada seda joont, seda spordi asja, nad panustavad sinna väga-väga palju, kui me räägime kas või mingi Tallinna Kalevist, mis nad tegid 3 aastased. Unibet Arena. Unibet Arena, et Unibet Arena nad hakkavad uuendama, see kõik nagu vana juba ja kõik teevad uueks ja nad panustavad väga-väga-väga palju. Ja võtame kas või selle sama Jõgeva Vulsi näite, et sul on mingisugune olgem ausad, tegemist satsiga mudaliiga satsina. Amatööriklubi, mis on täiesti okei. Ja sinna samamoodi nagu nad toetavad seda ja see ongi nagu see, mis teeb selle nagu teistsuguseks. Ja pluss nagu meile on ka see nagu selline, tekitab sellist head tunnet, et sa näed, et inimesed päriselt hoolivad. Jah, et ei ole lihtsalt, kes mingid, võtame need vennad, kes on kõige kuradi topimad, ja sõidame nende pealt, aga lihtsalt, et see nagu kuidagi sa sellest suuremast pildist ka aru. See vibe nagu, kui me üleüldiselt näiteks, kui me käime suhtlema Unibeti enda inimestega, kes seal siis nagu igapäevaselt töötavad ja kellega meie suhtleme, nagu tegemist on nagu tõsiselt nagu head inimestega, mis mulle läheb väga korda. Aga näiteks samamoodi Unibet, kui me käisime siin, mulle helistas Eesti kunagised ekskoondlased Kristo Saage korvpallis, Kristo Saage ja ütles, et kuule, meil on siuke asi, esiliiga sats, käisime vaatama esiliiga Kossu, Andrei. Kas saaks mingit toetust, vaata, kas on võimalik uurida, kas Unibet oleks nõus? Helistasin Unibeti bossile, rääkisin loo ära, siuke asi, venad ütlevad, muidugi me aitame. Ei ole mingit küsimust. Ja jälle üks üritus toimub nagu lihtsalt. Saad aru, ma olen nagu, Koss ei ole, ütleme, mu kõige... Ei, ta ei ole minu lemmikala, aga ma ei oska ka seda mängida. Ma arvan, veel vähem lemmik kui sulle. Ma ei oska ka mängida seda. Ja ma ei ole nagu kunagi väga vaatanud ka kogu seda asja. Ja ma olen viimase 2 nädala jooksul käinud 6 Kossu mängu vaatamas. Niimoodi, et siis vist 3 laivis ja 3 telekas. Sest asja pole mitte kunagi juhtunud. Jalkad kõietult, tegelikult olen ikka. Aga ühesõnaga, Unibetist rääkides siis lihtsalt Vulsiga seoses kasutage koodi Vulvs. Sidekriips 50, suured tähed Vulvs, sidekriips 50 ja see on neile, kellel konto juba tehtud ja saavad 100% kuni 25 euri boonust, ehk siis 25 euri sissemakse on 50 euri mängimiseks. Ja siis nõuda, kellel siis juba tegelikult, kelle pole veel Unibeti kontot, siis Vulvs, sidekriips 100 ja tegelikult Unibet paneb siis 300% oma poolt boonust juurde, ehk siis, aga maksimaalne sissemakse on 25 euri, ehk siis kui sa paned 25 eurot sisse, siis sul on, Unibet paneb 75 eurot oma poolt juurde ja sul on sott ja mängi. Väga lihtne, sain veel vastuse. Vulves sidekriips 50 ja Volves sidekriips 100. Kasutage. Ja Vulves on siis, Volves sidekriips 50, Vulves sidekriips 50 on siis nendele, kellel on juba konto olemas ja Vulves sidekriips 100 on siis neile, kellel veel ei ole kontot. Hakkame lõpetama, sain siin lõpetuseks veel teada, et ongi 60 kuni 80 tonni keskmine vaatamine. No tubli, ma arvan, et see väga. Laserise. Ehk siis see ongi täpselt sama, mis me saime. You double it, nagu sa lihtsalt duubeldad oma neid. Ma ei saa aru. Davai sõbrad, aitäh teile kuulamast. Toetage meid Patreonis, meil tuleb Liis Lemsalu, Ragnar Klaavan, kõik jutud saate koha peal siin vaadata. Saate siin ka ise küsimusi küsida, vaadata, kuidas asjad meil siin käivad. Yes, sir. Ja toetate ka meid rahaliselt ja finantsiliselt, et me saaks seda kõike. Podcasti saaks seda ka arendada võib-olla. Ei no muidugi. Kuule varsti on vaja stuti update'i teha, Eeva. Lammutame laiali seda urtsiku siin. Ühesõnaga, kuulake meid. Me läheme tagasi top 3-s. Oleme või? Jaa. Kas me läksime top 1 ka? Ei tea, vaatame korra, läksime või? Katri Teller on, lehvitame Katri Tellerile sealt. Teisel. Katri Teller on meie hea sõbranna selles mõttes, et me võime talle lehvitada sealt. Aga ja kuulake meid Spotify's, Apple Podcastis ja kus iganes. Katri Teller on esimene. Hingi ihaldab, nii et tublid. Ärge kartke teiste inimeste arvamusi, tehke asju. Ärge jooga, ärge tehke narkootikume. Ole tublid. Ilusat päeva või õhtu jätku. Bye-bye.